tere tulemast! Kujutage ette teooriat, mis on ühelt poolt nii võimas, et kogu teie nutitelefon töötab selle najal, aga teiselt poolt nii katki, et üks maailma targimaid päid ütleb otse välja, see on vale. Just, me räägime kvantteooriast. Ja täna uurimegi, mis sellel meistriteosel siis viga on. Ja see siin pole mingi suvaline arvamus. Need on Nobeli laureaadi Sir Roger Penrose'i enda sõnad. Kuulake hoolikalt. Ta ei ütle, et teooria on natuke puudulik või vajab täiendamist. Ei, ta ütleb, et see on vale. Mõelge korraks selle peale. See raputab kogu moodsa füüsika fundamenti. Aga miks ta nii argab? Asi pole mingis pisikeses iluveas. Ei, me räägime siin fundamentaalsest konfliktist. See on nagu kahe superkangelase kokkupõrge, 20. sajandi kõige võimsama teooria lahing. Ja siin see konflikt ongi. Ühes nurgas on meie kvantmehaanika, oma veidra reegliga, superpositsiooniga. See ütleb põhimõtteliselt, et üks osake saab olla mitmes kohas samal ajal, kuni me seda ei vaata. Teises nurgas on Einsteini üldrelatiivsusteooria, mis ütleb, et gravitatsioon on tegelikult aegroomi kõverus. Penrose'i point ongi see, et need kaks asja lihtsalt ei sobi kokku. Matemaatika läheb täiesti lolliks, kui sa üritad neid kahte teooriat ühte valemisse panna. See on füüsika suurim päevalu. Ja teate, mis on kõige levinum lahendus sellele peavalule? See, et meie, teadlikud vaatlejad, oleme need, kes sunnivad universumit valikut tegema. Penrose naerab selle peale ja ütleb, et see on täielik jama. Ta pakub välja mõtteeksperimendi. Kujuta ette mingit kauget, elutut planeeti. Seal on kõik ilmad korraga olemas, superpositsioonis. Vihm, päike, torm, kõik üheaegselt. Siis lendab mööda kosmosesond ja teeb pilti. Ja alles siis, kui sina siin maal seda pilti vaatad, siis alles otsustab planeet, et ahah, täna paistab päike. Kas see ei kõla absurdselt? Penrose'i meelest küll. See viibki meid otse asja tuumani. Kogu selle segaduse keskmes on üks müstiline tegelane, vaatleja. Kes ta on? Mida ta teeb? Ja nüüd lähebki asi põnevaks, sest me vaatame kahte täiesti erinevat vastust sellele küsimusele. Nii et jah, see ongi see põhiküsimus. Mis on vaatleja roll? Kas me oleme lihtsalt passiivsed pealtvaatajad, kes vaatavad universumi etendust või oleme me ise selle etenduse stsenaristid ja lavastajad? Ja siit hargnevadki kaks teed. Lähme siis esimesele teele. See on Penrose'i tee. Tema loogika on lihtne ja selge. Kui see teadlik vaatleja idee on nonsense, siis on viga kuskil mujal. Ja see mujal peab olema füüsikateooria ise. See on katski ja tuleb ära parandada. Punkt. Ja Penrose pakub välja ka lahenduse, mida ta kutsub objektiivseks kollapsiks. Mõte on selles, et universum ei vaja meid, et otsuseid langetada. See teeb seda ise. Mõelge selles nii, kui üks kvantobjekt, mis on mitmes kohas korraga, muutub piisavalt suureks, piisavalt massiivseks, siis tema enda gravitatsioon muutub nii-öelda ebamugavaks. Ja see gravitatsioon ise sunnibki teda valima ühe kindla koha, kus olla. See pole meie teadvus, see on loodusseadus. Ja siit tulebki see kõige peapööritavam osa. Penrose ütleb, et asi pole selles, et teadvus paneb lainefunktsiooni kollapsima. Asi on täpselt vastupidi. See on lainefunktsiooni kollaps, mis loob teadvuse. Saate aru, ta keerab kogu pildi tagurpidi. Meie teadvus ei loo reaalsust, see on universumi pidev otsustamine, see objektiivne kollaps, mis on teadvuse tekkimise aluseks. See on päris suur amps, millele mõelda, eks ole? Okei, hoidke nüüd kinni, sest me teeme täieliku kannapöörde. Unustame korraks füüsika ja gravitatsiooni. Me läheme hoopis psühholoogia valdkonda ja kohtume Steven Wolinskiga. Tema ei üritagi füüsikat parandada. Tema jaoks pole see kvantparadoks üldse probleem. Vastupidi, see on tööriist. Wolinski kasutab ka terminit vaatleja loodud reaalsus, aga see on midagi täiesti muud. Ta ei räägi sellest, et sa mõttejool kuudu liigutad. Ei, ta räägib sinu sisemisest universumist, sinu mõttedest, tunnetest, sellest ärevusest või rõõmust. Wolinski ütleb, et see vaatleja sinu peas ei ole lihtsalt keegi, kes seda kõike pealt vaatab. Sa oled selle kõige aktiivne looja igal hetkel. Ja ta pakub välja väga praktilise 3-sammulise meetodi. Esimene samm, tee samm tagasi. Ära samasta end oma tunnetega. Vaata oma viha või kurbust mitte kui ennast, vaid kui lihtsalt ühte energiapaketti. Teine samm, sa aru, et sina oled see, kes selle energiapaketi lõi. Sina oled selle allikas. Ja kolmas kõige olulisem samm, lihtsalt vaatle seda. Ära mõista hukka, ära kiindu. Ja selle vaatluse kaudu saad sa need piiravad mustrid nii-öelda kollapsima panna. See on kvantfüüsika sinu enda peas. Nagu Wolinski ise ütleb, kogu meie psüühiline elu on energia ja vaatleja loob tulemuse.
mõelge sellele, sinu tunded pole midagi abstraktset või juhuslikku. Need on reaalsed energiavormid ja sina, see vaatleja, oled see, kes sellest energiast midagi vormid, kas mure, rõõmu või midagi muud. Nii, nüüd paneme need kaks pilti kokku. Ühel pool on Penrose, kes vaatab teleskoobiga välja universumisse, otsides vastuseid füüsikaseadustest. Teisel pool on Wolinski, kes suunab mikroskoopi sissepoole, sinu enda teadvusesse. Üks vaatab makrokosmost, teine mikrokosmost, aga mõlemad jõuavad lõpuks sama müsteeriumi juurde, selle kummalise suhte juurde vaatleja ja vaadeldava vahel. teeme kiire kokkuvõtte. Mis on probleem? Penrose'i jaoks on füüsikaseadused katki, Wolinski jaoks on meie enesetaju katki. Kes on vaatleja? Penrose'i jaoks on ta passiivne pealtvaataja, Wolinski jaoks aktiivne looja. Mis on lahendus? Penrose ütleb, parandame ära universumi seadused. Wolinski ütleb, saame meistriks omaenda meeles. Üks on väline teekond, teine sisemine. Ja Wolinski lähenemine toetub tegelikult ühe teise füüsikageeniuse, David Bohmi tööle. Bohm rääkis millestki, mida ta nimetas implitsiitseks korraks. See on idee sügavamast reaalsuse tasandist, kus kõik on omavahel ühendatud, üks jagamatu tervik. Kujutage ette ookeani, see, mida meie näeme, toolid, lauad, inimesed, on nagu lained ookeani pinnal. Need tunduvad eraldiseisvad, eks, aga sügavalt all on nad kõik osa samast veemassist. Ja selle loogika järgi pole vaatleja ja vaadeldavat kunagi eraldi olnudki. Nii et lõppkokkuvõttes on meil 2 otsingut. Üks on katse murda lahti universumi kood, teine on katse murda lahti iseenda kood. Ja see jätabki meid siia, selle viimase suure küsimuse juurde. Kus see reaalsuse suurim saladus siis peidus on? Kas me peame ehitama suuremaid teleskoope, et vaadata kaugemale kosmosesse? Või peaksime õppima vaatama sügavamale iseendasse? Või äkki polegi need 2 erinevat asja? Võib-olla on universumi saladuse lahendamine ja iseenda mõistmine ühe ja sama mündi 2 külge. Mida teie arvate?